ta viimaseks koduks jäi, Soootsa oli ostetud ja ta ehitas selle ümber 1900 oma viimasel eluaastal. Aga kus see sünnikodu maja on, siis ma loodan, et te meile täna ütlete. Ja selline suhteliselt meie ajaloo seisukohast tähtis paik ei ole üldsegi kaugel ju Tallinn-Tartu maanteest. Kui linnulennult võttes ainult 2 kilomeetrit. Katus just ei paista vist, aga tegelikult vääriks ta ka seda suurt ja pruuni silti, et teaksid inimesed sinna minna. Näitan siin mõned varasemad pildid. Olid sellised ajad, kus oli olemas veel Eesti Arheoloogia Selts. Sinna kuulusid kõik arheoloogid ja huvilised. Ja siin on üks viimaseid väljasõite seltsi juhtiva tegelase Vello Lõugas ja teiste arheoloogidega selle sama viimase kodumaja ees siis, kus siis arheoloog Vello Lõugas tolleaegsele perenaisele, keda ma ei mäleta, kes see oli, kui te teate, siis pärast öelge, paneme pildi taha kirja, sest need on Arheoloogia Seltsi arhiivis. Ja eks seal on siis käidud ju hiljem ka paar pilti, ma leidsin veel oma sellest pildivaramust. Eesti Kodu-uurijate Selts käis 2007. Päris palju rahvast oli, kellest siin vast poolgi on pildi peal. Ja siis oli see maja nägi selline välja, silt on praegu endine. Et selles majas veetis oma viimase eluaasta siis. Ja paar pilti veel juurde. 2012 selline väljanägemine. 2017 sama maja teise rakursi teise külje pealt. Ja siis paari aasta tagune aerofoto, kuidas ta praegu välja näeb. Seda ma ei tea, seda teate ise paremini. Piinlik küll võiks ju seal tihemini käia, aga loodame, et seal palju muutunud ei ole. Nüüd läheme tagasi, sest et vahepeal ma räägin ilma pildita. Nagu siin kuupäevad siis ütlesin Jungi sünni kohta ja meil on selle kohta väga hea allikas olemas, tema enda elulugu, mis siis tema hilisemad aatekaaslased avaldasid ka tema selles kogumiku 3. köites Villem Reimanni sulest ja ta ka väga sõbralikul moel täiendas seda, aga see on väga värvikas kirjeldus. Päris pikalt me sellel peatuda ei jõua, aga ikkagi on mul alati hinges öeldakse, et Jungi puhul oli tegemist ajaloolase ja arrastusarheoloogiga. Sel ajal teadus oligi selline, kindlasti olid siis ka olemas Tartu Ülikooli professorid ja üle maailma teadus arenes, aga Jungi näol meil oli tegemist tõelise Eesti sellise kõige otsesemas mõttes maasoolaga, kehvadest oludest, kuigi ta isa tuli siia samasse külla. Jälle ma ütlen, et mina ei tea, kus see talu oli, kui te teate, siis pärast räägime. Aga ja see vallakool, mis tema isa, mida ta pidas siis, kus ta koolmeister oli. Ja vaatamata sellele võib-olla oligi ajastu märk, need olud olid väga kehvad, nagu Jung ise kirjeldab. Et ega see kehvus ei läinudki üle terve selle Jungi eluaja jooksul, kuigi siis ta oli juba rikkas mulgi maaservas, aga alguaastad siis siin Tammekülas, et ainult piibliraamat oli ja siis lisandusid mõned lauluraamatud, kus ta siis lugemist õppis ja kõik ära eeris, aga ei olnud kihelkonnakooli, kus oleks saanud õppida ja põllutööd tuli ka teha. Külakoolmeistri amet, isa amet seda ülalpidamist üksinda ei aidanud ülal pidada ja nii oligi, et Pilistpere kihelkonnakooli sai ta alles minna siis, kui ta oli juba Leeris ära käinud. Aga tal oli siht silme ees, et
vallakoolmeistri eksamid ja selleks ta pidi ikkagi pärast leeri veel käima 3 aastat või 3 talve seal selles koolis ja siis leer läbi, siis ta oli juba 18-19, 1835 sündinud, siis 1854-5, kui ta selle eksamid õiendas ja sai vallakoolmeistri paberid ja sel ajal oli just valmis saanud Abja vallas vallakool, Kaidi vallakooliks seda kutsutakse, ta oli Abja valla ja Palu Abja ja siis valla ja aleviku piiril ja umbes kilomeeter sellest praegusest vallakeskusest. Ja sellest Kaidi koolimajast praegu on alles järgi mälestuskivi. Aga see oli paik, kus siis möödusid Jungi järgmised 40 eluaastat ja kogu see suur töö sellest siis suurem osa 37-8 aastat seal vallakoolis koolmeister olla. Ja iseõppija, nagu ta oli, läksid aastad, siis ta tegi ära ka Kihelkonna kooli koolmeistri eksami, aga vallakoole oli mitmeid, pakkumisi oli tal ka mujal, seda kõik ümber ütlustada me ei jõua, aga tema ikkagi jäi sinna Kaidi ehk Abja vallakooli, kuni teda sealt lahkuma sunniti 1896. aastal. Ja kõik see tegevus, millest me nüüd edasi räägime, toimus siis selle 40 aasta jooksul, mis ta seal koolmeister oli. Ja ise ta ütleb, et ega see nüüd mingi soosiv ega lõbuasi ei olnud selle harrastusega või ajaloohuviga tegeleda. Aastapalk oli tal 150 rubla ja iseõppijana kui ta läks sinna 1850, siis 10 aasta pärast oli ta õppinud ise nii palju orelikunsti, et oli Halliste kirikus orelimängija, sai siis 50 rubla selle eest ka veel juurde, 50 aastas, mitte korra pealt. Et seda ei olnud palju ja eks sel ajal olid ikka vallakoolmeistrid, pidasid ise oma põllumaja pidamist juurde, et ennast elatada. Aga selline harrastus, nagu Jungil oli, kirjamehe ja ajaloovi, see ju sisse midagi ei toonud. Aga tema mitmekülgsus oli juba päris varakult ilmnemas, et sai temast sõna otseselt kirjamees ja sellel kirjanduslikul loomingul minu loengus või selles ettekandes täna rohkem juttu ei tule, aga kindlasti ta oli ka ise ilukirjanduse looja, seetõttu ta sobib sellesse, kuidas see oli, kirjanduse pidunädalasse väga hästi. Et tolle aja ilukirjandus, nagu me juba teame Jansenitest ja Koidulatest ja varasematest autoritest, et oli palju ka tõlkekirjandust, võeti snitti sealt, kus saadi, aga igaveseks ajaloo selliseks allikaks, meie ajaloo, eestikeelse ajaloo tähtteoseks jäävad peaaegu kõik Jungi kirjutatud ja trükis ilmunud väljaanded, nimetatud, vahest olid nad brošüürid, vahest raamatukesed, need on siin ohtralt väljas ka. Päris osa, nagu ma sain aru, originaalid, lausa Jungi enda eksemplarid. Ja tema aare oli lai, eks kooliõpetaja aare pidigi olema, aga ma ei mõtle mitte ainult ajaloo mõttes, et ta tõlkis saksa ja vene allikatest, kas artiklitest või kättesaadavatest trükistest selliseid episoode ajaloost, mida ta pidas vajalikuks meie maarahvast või üldse lugejat rahvast harida, küll
Türgi sõjast ja küll tsaariajast ja muust, aga sealhulgas ka sepitses ise lookesi, nii et kirjamees oli ta selles mõttes mitmekülgne. Aga meie ajaloole on ta tähtis nende kodumaalt välja antud vihikute poolest, sest et siit tagasi meil ei õnnestuli kergesti minna, aga olgu sellega. Et kodumaalt siis leiame sealt proovime minna õige lehe peale. On siitkandi, kui me võtame seda siitkandi nagu Kesk-Eestit, siis tema kirjatööd, nagu Ründo ka ütles, Järvamaa ja Paide linna esimene selline eestikeelne ajaülevaade, samamoodi Põltsamaa kohta ja neid on veel lugematu arv. Seda on meil õnneks tänapäeval lihtne leida ja selle kohta on ka lisaks arheoloogidele ajaloolased ülevaate teinud. Etnograaf Jaak vaid Ants Viires on teinud ülevaate sellest osast Jungi loomingust, mis oli ajalugu. Ja siin alles paari päeva eest me Ründoga arutasime, mina usun seda Viirese versiooni, et ikkagi Jung oli esimene, kes selle sõna üldse kasutusele võttis, ajalugu. Mitte küll päris järjepidevalt, aga see nimetavas käändes ajalugu oli tal nende lugude pealkirjades juba olemas ja sekka sinna ta tarvitas ka muid vanu nagu sündinud asjade lood ja mis seal kõik muud olid. Seda võib-olla kuuleme siin Aini käest, mis siis kõik oli, aga ka siis uudissõna historia oli, aga ikka see meie ajalugu, et see oli siis juba tema kirjavaras sellise eestikeelse terminina, nagu me siiamaale uhked oleme, et meil on, soomlastel ei ole, sellist sõna räägitakse. Kui ei ole, siis öelge, aga minu teada meil ajalugu on selline tore sõna, mida me oleme uhked ja Jung siis üks nendest. Ja muidugi üks pikemaid ja tõsisemaid töid oli Liivimaa Hendriku kroonika, meie kooliaegas ikka Läti Hendriku kroonika, nagu meid õpetati keskkoolis ja natuke ka ülikoolis. Ja sellest pikemalt ma ei räägiks, aga selles aspektis, et ta oli igal alal ise õppija, ka keeltealal, seda kihelkonnakoolis, nagu ta ise kirjutas, sai ainult sealt mõned raasukesed saksa keelt õppida, kuna mõisaproua lastele õpetati saksa keelt, aga pärast seda vene keel tuli niikuinii, aga lisaks sellele ka, kui ta hakkas seda Läti Hendriku kroonikat tõlkima, oli vaja ladina keelt, siis Soome kontaktid tõid talle soome keele ja teaduskirjandust pidi ta oskama ka läti ja leedu keeles, nii et sellel alal oli ta ikka selline ise ennast harinud haritlane. Muusika osast ma ei oska palju lisada, tema eluloos on kirjas, andis välja rohkem kui 2 lauluraamatut, kus olid siis tolleaegsed laulud, kas siis saksast tõlgitud, osa ise tehtud ja osa siis ka vaimulikud ja vaimulike lauluraamatusse panemine jälle tekitas suurt pahandust nendel, kes teda süüdistasid siis pastorite ees koogutamises ja kummardamises. No kiriku orelimängija oli ta niikuinii ja kogudusega seotud, aga see kiriku ja ilmaliku suhte tasakaal jäigi kuni lõpuni talle
vist sai ka kirstunaelaks, neid kaebajaid oli mõlemast leerist. Aga tema see elutöö, mis meie vaates siin arheoloogidena ja Eesti muinasteaduse plaanis on muidugi 3 köidet muinasaja teadust, mis siin on ka väljas. Ja selle aja kohta nii palju neid ongi, ei ole vähe tegelikult. Ja seal on kirjas selleaegse muinasteaduse absoluutne tase, see, mida ta ise kogus ja mida talle saadeti. Nii, esimene köide oli siis selline üldkäsitlus, mida tõsiselt analüütiliselt teadlased, eks ta on muidugi vananenud, iga asi vananeb, ajalooteadus tuleb välja samamoodi, aga selles ajas oli ta täiesti ainulaadne, sest ta andis ülevaate ja mitte ainult ajaloost, kui seda esimest köidet enamasti me pole lugenud või oleme ammu lugenud, aga seal ta tegi täiesti suure ülevaate üldse teadusloost ja ekstra veel sirvisin, küll on seal toredad sõnakasutused füüsika ja keemia ja loodusteaduste kohta, aga sealt leiab ka spektraalanalüüsi näiteks ja astronoomia asju. Siis lõpuosas on pikk osa tähestikest, alates foiniikiast, siis ruunikirjadest, sirvilaudadest, mida kõike. Nii et oli selline, ja see on kõik ühes sellises köites kirjas, oli selline tõeline rahvavalgustaja ja sellel kindlasti omas ajas oli erakordne tähtsus, sest et ega me igapäeval ju Vikerraadios teadusuudiseid ei kuulnud sel ajal. Ja teine liin, et ta oma tegevusega äratas tähelepanu ka väljapool Eestimaad ja siin on 2 Soome arheoloogi, kelle vaated, kelle töö oli olulisel kohal selle Jungi sellest arheoloogiateaduse või muinasteaduse kujunemisel. Doktor Aspelin ja doktor Appelgren. Aspelin mõlemad olid arheoloogiaprofessorid, Aspelin oli lõpuks kuni oma elu lõpuni Soome riigi arheoloog. Selline amet oli Soome riigis olemas, Eestis ei ole seda kunagi olnud, vist siiamaale ka. Aga väga palju mõjutas seda nii Soome arheoloogiat kui siis ka Jungi kaudu meie Eesti oma. Ja Appelgren oli Soome ajaloomuuseumi konservaator, mida siis tõlgendab või seletab Eesti lugejale lahti siis Jung, et ta oli selle ajaloomuuseumi korrapidaja. Ja tema need 2 olid siis suureks eeskujuks. Enne seda oli just Aspelin koos Appelgreniga käinud 1870 ja sellele järgnenud terve Siberimaa läbi ja palju soome-ugri muinasteadust üles tähendanud ja uurinud. Ja kui nad jõudsid 1880 siia Eestimaale, siis olid nad 7 päeva jooksul Jungi juures, mitte külas, vaid tööl, nii et nad tegid koos väljakaevamisi. See oli muidugi suureks innustuseks, aga lisaks sellele sai need sidemed nagu kinnitust kirjanduse näol ja kõige muude selliste sidemete näol, mis olid Jungile hädavajalikud. Tema ise õppijana mingit teaduskraadi ei omanud, aga ta leidis sellised või tema näol leiti mõttekaaslane ja väga palju seda muinasteaduse infot jõudis ka sealtkaudu pärast käibesse. Ja selle 7 päeva jooksul siis selles samas esimeses köites on, ma ütleks, et 100 illustratsiooni, mida siis see doktor Appelgren, see Soome rahvusmuuseumi korrapidaja üles joonistas ja väga palju neid leide, isegi mõned paigad, nagu me siin näeme, Sammaste tarukalme ja Karksi tõugukalme
tongakalme, aga väga palju ka leide ja kui Jungi eluloost oli lugeda, et need sidemed jäid nagu pikemalt. Jung, üks Kaidi vallakoolmeister ilma, no ütleme siis 3-aastase vallakooli ja kihelkonnakooli haridusega võeti Soome muinasteaduse ühingu liikmeks, kirjanduse poolest Eesti Kirjameeste Seltsi liikmeks, pärast ka Eesti Õpetajate Eesti Seltsi liikmeks, siis tegelikult need sidemed olid ka teadusloos väga tähtsad ja ta ütles, et ta väga tänulik on, et lisaks sellele kirjandusele see Soome riigiarhivar Aspelin oli just välja andnud 4 köidet Soome muinasleidude kataloogi ja siis lõpuks ka 5. ja kõik nad said siis kingitud Jungile ja nendest on siis sadu neid jooniseid ja veel sadakond selles üleüldses muinasteaduse kirjelduses esimeses köites annavad meile selle aja kohta imelise ettekutse, mis asjad muinasleiud on. Meil on siin praegu ka saalis sõpru, kes igapäevaselt sellise otsimisega tegelevad ja ma arvan, et see on lausa esmane aabits ja kataloog ja kaasa arvatud ka üliõpilastele, kes pärast Ainigest kuulema, kas üliõpilased seda vaatavad, aga siin on siis Appelgren on need joonistanud ja see oligi huvitav, et see Jung kirjutas, et ta tänas Appelgreni ja neid Soome kolleege, et nad said klišeesid. Ma mõtlesin, mis pagana klišeesid nad mõtlesid, aga noh, vist ikka asi oligi niimoodi, et nad said nende jooniste siis need trükiplaadid või mis tahes vormis nad olid. Nii et need ei ole kõik Eestist leitud, see kirjeldus, mis siin Jungil on Eesti muinasajast või muinasajast üldse, aga väga detailsed, väga informatiivsed, lappad läbi ja on täiesti ettekujutus olemas, mida maasest võib tulla ja mis ajast need on. Ja see on kõik muinasaeg, siin me veel keskajani sellel teemal ei jõudnud, kuigi tema raamatus on ka veel pärast uusaegseid münte ja muid näiteid. Aga hästi palju on ka siin leide, mida esmapilgul käevõru ja kaelavõru, sellest me saame ju kõik aru, aga et on siin tegemist pronksiaegsete pronksist kirvestega või kivikirvestega. See muidugi selle aja lugejale oli uudis ja väga oluline kuni tänase päevani. Nii et need Soome leiud olid eeskujuks ja näidiseks siis sinna raamatusse kirjutatud. Aga saatus oli tal, ei olnud armuline väsimatu töömees, nagu Reimann tema mäletus eluloos kirjutas. Ja tuli aasta 1896 ja toimus ülevenemaaline arheoloogiakongress Riias. Ja siis nii Riia vastav Läti selts kui ka ülevenemaaline arheoloogiakomisjon tellisid siis Jungi käest Eesti muinasleidude kataloogi või ülevaate. Ja see ka ilmus, see on ainuke, mida siin ei ole, sest see ei ole nüüd Jungi teod, aga siin on need pildid, ma kohe näitan, see kataloog on selline. Ja selle töö ta tegi ära siis 1896. aasta esimese poolega ja kurbloolisus seisis selles, et kui ta Riiga jõudis, siis tema Jaan Jungi töid ei olnud seal kusagil nimetatud, ei tema tegevust ega tema panust sellesse, mida meie arheoloogid nimetavad Riia kataloogiks, see on absoluutne aabits, kui arheoloogiateadusest tahad saada nagu esimest ülevaadet. Ja see teda vaevas kuni elu lõpuni, et see Riia kataloog või Riia kataloogis tema tööd nagu ei hinnatud, kuigi kõik see väga palju kirjeldusi oli just see, mis tema oma korrespondentide või kirjasaatjate võrguga tellis. Ja siin on mõned näited, need ei ole kõik Jungi leitud, neid on mitukümmend tahvlit, aga väga ülihea kvaliteediga joonised, mis on detailsemad kui tänapäeva fotod ja annavad võimaluse arheoloogile. Aga samal ajal selles samas esimeses köites
oli kohe ilmselgelt ka Jungi enda ülestähendused. Mõned näited on siin üles pandud, kus on siis mustised kas tema joonistatud või tema kirjasaatjad, kellest kõige tuntum oli Anton Suurkass Viljandist. Palju kihelkondi käib läbi, aga ka Jungi enda omad ja kuigi nad näevad siin veel väga skemaatiliselt, see parempoolne ülemine mulle väga pakkus nagu huvi, sest et täpselt samasuguseid jooniseid me tegime 1970-ndatel, kui mõtleks Jungi ja Raudmetsa järglane Vello Lõugas juba kutseline arheoloog algatas 3. ülemmaalise muinasleidude kirjeldamise, siis tehti passe, siin on neid täna ka mitmeid meie, kes neid passe on teinud ja need kirjeldused ja need kivijoonised on ka just täpselt samased, sest tegelikult info on seal olemas, kuigi see ei ole just Appelgreeni tasemel joonised, aga see, mida oli vaja sel ajal üles märkida. Ja muidugi mitte ainult Jung üksi ja tema kirjasaatjad, siin on graafik märkpukitsa tehtud ruunikividest. Vaevalt, et ta neid nüüd ise nägi, ju ta siis kusagilt joonise pealt neid kirjutas, aga seda joonistas maha. Aga seda oli siis vaja ka selle kajastamiseks. Lähme tagasi, surma juurde me veel ei jõua. Nii, ja Jungiga oli siis nii, et 1896 hakkas siis tema kangutamine, kestis kohe 2 aastat sealt vallakooli koha pealt. Jungile oli pakutud väga väärikaid töökohti, algul Pärnu Postimehes, siis Eesti Postimehes. Jakobson kutsus teda Sakalasse, aga Jung jäi ikka oma vallakooli koolmeistri ameti juurde ja ütles, et see on üks väga ebasobiv amet muinasteaduse jaoks, sest et pool aastat oled sa aabitsa küljes kinni ja suvel, kui oleks vaja ringi sõita, ei saa ka üle 5-6 päevased. Pühapäeval on vaja jälle Alliste kirikus orelit mängida. Nii et see aeg, mis ta oleks maastikul teinud või tema saated, tal oli kirjasaatjate võrk, isegi natuke võrrelda, ma ei ole küll Urda nende võrguga nagu osanud võrrelda, aga see loetelu on kõik tema nendes 2 köites kirjas, millised paigad ta on läbi käinud ise, millised on teised käinud, mis ta on üle kontrollinud, täiesti ammendamatu selline kataloog või siis selles mõttes jälle ammendav, aga siis kui ta koolmeistri koha pealt lahti kangutati, ega ta ei olnud ka papist poiss. Kohtukäimine oli meil jutuks siin enne Pärnu, mis ta oli Kreisi kooli kohtusse kaebas edasi tema lahti kangutamise või lahti laskmise taotluse kaebuse. Sealt läks see Riiga, edasi haridusministeeriumisse, rahvahariduse ministeerium oli siis juba Peterburis ja nii kõrgele, kui see asi üldse Vene tsaaririigis oli võimalik, aga ei midagi. Lahti ta tehti ja sellest Kaidi vallakooli koolmeistrist sai ta priiks. Natuke on see meile õnnekombel, sest et 4 aastat kuni surmani oli ta siis vaba mees, kuigi ta käis veel Allistes 1-2 kirikus orelit mängimas, aga ta ei olnud seal aabitsa küljes kinni ja siis ta tegi oma kulu ja kirjadega, sõitis siis mööda maad ja sai need talle saadetud teadete kohta palju teatist kokku korjatud. Aga see oli juba tema selle suure töö lõpuks ja ma loen siis ühe tsitaadi, mis on päris huvitav sellest, kuidas see aeg siis oli. Ma mäletan, meie ise arheoloogidena, kui Ainiga alustasime
1974, siis Lõugas luges meile sellesama jupi ette. See ei ole mitte lihtne töö. Nii, ja ta kirjutab seda aasta enne surma. Et see kus see õige koht on. Meest, kel tahtmist ja annet on teadustööd teha, hoiab 150-rublaline külakooli koht pool aastat aabitseda ka kinni ja 50-rublane organisti ametiluba üldse harilikult ka suvel kauem kodust lahkuda kui 5-6 päevaks. Abilised, keda Jung tööle mõistis kutsuda, võisivad küll mõnda eeltööd teha, aga eeltööd tarvitsesivad asjatundlikku ülevaatamist. Alles viimastel eluaastatel, kui koolivalitsus teda 40-aastase hoolsa koolitöö tänuks ametist välja kangutas, sai ta kaugemale kontrollteekondi ette võtta. Mustlase viisi, ise oma hobuse ja vankriga rändas Jung siis kuude kaupa terved maakonnad läbi, tuttavate ja lahkete inimeste juurest peavarju ja ülespidamist otsides. Kaevamistel juhtus harva, et mõni arusaaja pealtvaataja käe labida külge pani, ehk koguni töölisi appi saatis. Jung kaevas enamasti ise. Siis tekkivate kulude katmiseks pidi ta hinnalisemad leitud asjad siia ja sinna muuseumidele ära müüma. Kuid sipelga püsivusega korjatud teated, osalt korraldatud saivad, siis tõusis talle uus mure, kuidas neid trükki saada. Ja õnne kombel, kahjuks küll viimane köide pärast tema enda surma veel 10 aastat hiljem, aga kõik on üles tähendatud ja selle ettekande lõpetuseks ma mõtiskleksin selle üle, et meil on praegu kultuurimäleste register, meil on Eesti riigi kaitse all umbes 6700 arheoloogiamälestist. No paraku peab täpsustama, et sealhulgas on ka päris uue maja asju. Uueks ajaks ma nimetan uusaega, mis on pärast Rootsi aega ja juba 18-19 sajand, aga siiski 6500 on ka päris suur arv. Et kui võtaks keegi huviline või üliõpilane need 2 köidet ja paneks näpu peale või teeks ülevaate, kui palju muistiseid on siin juba kirjas, mida pärast hilisemad arheoloogid 1920. algul, kui Tartu Ülikooli üliõpilased tegid professor Talgreni eeskujul, siis terve pool sajandit ja pärast siis 70-ndatel Lõugase poolt, et kui palju oli selles juba seda Jungi üles kirjutatud häädust olemas. See oleks väga huvitav võrdlus. Ja nii lihtsalt kui palju ja siis seda ka, mis liigiti. Pean ütlema viimaseks, et Saaremaa jäi tal käimata ja osa jäi käsikirja, ka vist oli Tartumaa ja Petserimaa või Võrumaa, Kagu-Eesti kant, aga ülejäänud esimeses köites 42, selles mõttes teises köites 42 kihelkonda, teises 20, 62, 64 kihelkonda 100 oli Jungil nende kante vahele pandud ja igaveseks arheoloogidele selliseks välitöö algatuseks antud, nii et selle aja kohta oli see väljapaistev andmebaas, kui palju neist praegu kaitsel on, kui palju need alles on, see oleks väga huvitav selline kokkuvõtte teha, sest see suurmees vääriks sellist üldistamist. Ja tagasi tulles siis siia koha peale, see viimane aasta 1899-90 Jungi läks siis uue elumaja ehitamise peale, mille pilte me vaatasime. Palju raha kulus sinna, haigus tuli kallale, ütles midagi häda nagu ei ole, aga jõud kaob ära ja kohalikud arstid ei osanud midagi öelda, mingi Tartus professor Tehi ütles ka, et ei saanud midagi aru. Ja nii need kurvad päevad siis lõppesid 1900. aastal. Ai, vabandust. Jah. Surnuaia plaani me hakka tagasi panema Pilistpere kihelkonna surnuajal, siis ta oma viimase uhkepaiga leidis. Ja ta on ka
selles mõttes väärtustatud meie Eesti kultuurimälestiste registris ja riigikaitse all Jaan Jungi haud. Ja see, et tema tähtsus oli juba siis 1900 tuntud, kirjavahetajate võrk on ilusti üles täiendatud, aga ütleks tulevane luuletaja või juba siis luuletaja Gustav Suits on siis oma ühesõnaga Jungi surma puhul sellise luuletuse kirjutanud. Suits oli siis 16-aastane, sügisel sai 17, aga ta oli ka teateid saatnud oma kodutihedanud Võnnust Tartumaal ja selline südamlik ja ahastav luuletus selle suurmehe, selle Pilistvere kihedonna suurmehe mälestuseks. Hea deklamaator ei ole, ma ette lugema ei hakka, ma jätan selle siia ette nii kauaks, kui järgmine kõneleja tuleb. Aitäh tähelepanust, kui küsida on, siis ütleb Ründo, kas küsida kohe või arutada pärast. Aga... Võib-olla kohe, kellel on tekkinud, et siis on selline hea diskussioonivorm ka. Et aitäh, Hans, väga huvitav ettekande eest. Ikka mul jääb see kummitama see kõige lihtsam küsimus, et kus see sünnimaja oli. See koolimaja, mis ta isa nimi oli, ta oli ka Jung. Jah, see on elulus kirjas. Aga et kus see koolimaja oli? Kohalikele uurimisküsimuseks. Nii nagu eelmine kord meil oli Ene Mihkelsoni puhul, et oli sünnikoht, kus täpselt... Ise ta oma eluloos ütleb, et ta pidi ostma selle Soootsa talu, mida me praegu tema viimase elukohana tunneme. Järelikult see sünnimaja pidi kuskil mujal olema. Aga ega ta Tamme külas samast tagasi. Meil on siin täna saalis ka Jaan Jungi sugulane, et me saamegi võib-olla kutsuda kõik ka siia ette. Aga enne seda tahaks Antu tänada, Järva vald on pannud kokku ühes üldse väga toreda paki, et teid käsulats. Alati mõtlen, kui siin Järva vallas olla, mina olen Türi valla mees. Mul tuli küll siia 57. aastal alles. Aga kui me oleme siin Imaveres, siis mõtleme, et järgmine piir on seal Aegviidu külje all, siis igavene vägev palun. Aitäh! Nii, aga tõepoolest, et meil on väga tore, et tänase ettevõtlusega liitunud siis Jaan Jungi sugulane. Võib-olla kõige alguseks öelda, et kuidas sugulustee siis välja tuleb, et see on geoloogilises mõttes huvitav, sest Jaan Jungil ju järeltulijaid, me teame, et ei... Jaan Jungil oli tõde jah, just üks lehemine Juhan poolem, mina olen siis nende järel. Seda auto, mida sa näidata, siis mina olen korrasvõrga, aga kuidagi lagunema hakanud. Vabandan, et ei ole ära parandanud, aga te võite tähendab seda, et seda tabamulis väga palju kooskõlastama ja selle tagasi jändab. Ise nimi on mul Hannes Puu Jungiga. On siis niimoodi, et Juhan Jung on minu vanaisa 4 põlve ette. Ilmselt ta on sündinud, mis ta on Tõrve küla, Tamme, Tamme küla. Tõrve küla, see Sebo ja seal edasi. Et ma ise olen hariduslik maaparandaja, isele. Ja meie siis see suguvõsa on siin selle kandiga on hästi palju seotud. On terve Juhan Kultkepi bioloonika. Juhan Jung, tema vend oli siis abielus Kultkeppidega ja siis naise, siis minu esivanema siis üks esimesi Kabala valemaid oli abielus Kultkeppidega. Ja nad õppisid koos siis kui Papa Jansen, ta on sugulane kõik. Papa Janseniga ühe laua taga kreiskoolist aeg üle jäi. Nii et selline suhtlus suguvõsade vahel oli hästi tihe. Ja see murdaaegne vanavara kogumine ja see oli nii Kultkeppides, Papa Jansenis, ka Tõde ja õiguse autor Hansen Tammsaare on minu sugulane just samast Jungiga ta otseselt on minu
lõpuks on seal. Ja see suhtlus oli niimoodi, et see Kulkerite suguvõsa oli, ütleme, Soomaalt, siis käidi suvel Valgusse edasi-tagasi. Nii et see vanavara kogumine ja siis selle tekstide kogumine oli sihuke vanem põlvkond siis toetas alati seda Papa Jansenit, nooremad siis Jakobsoni, omavahel käis mõõduvõtmine, meil olid hästi kanged kõik kohtuskäijaid, selle tõttu on Eesti võib-olla siis läbi Tammsaare tekkis sihuke väär arusaam, et eestlased said haritud loeti siis inimest, kui ta oli kohtus käinud ja eriti siis, kui intelligent, kui ta oli kunstniku lugenud. Ja meil näiteks suguvõsas oli nii, et alguses hakati käima isa ja ema kohtus, et see ja meie suguvõsas on hästi palju olnud siis oma arvates 5 või 6 põlve õpetaja. Üks õpetaja oli siin ka Ilja Päll Imaveres, põhiliselt oli Sadukülas. Hästi teeneline õpetaja, ta alles hiljuti suri ära, nüüd see sammas on ta siis ka ligidel maetud siin kõrvalavalisel. Kuidas me veel oleme sugu? Siis piimandusmuuseum. Minu vanaisa ja vanaema mõlemad on siis 40 aastate sõja ajal siis siin. Ja piimandusmuuseumi sisseseade on toodud põhiliselt Imavere Kiibe Koorejaamast ja seal on siis emana sündid seal üleval sellest teised korrusel. Ja Võrepere oli see koht, kus ta vist on sündinud. Ja miks ma seda nagu isaksin otsima, kuna olen maaparandus üle eelmine aasta ja tegin projekti sinna. Võrepere Sepa küla suur maaparandussüsteemide rekonstrueerimine ja ütleme, kuna ma olen pidevalt kaartidega tegelenud, see on üks minu unistusi võtta kätte ja ma olen juba järgmine aasta 60 saama. Käin need üle ja panen kirsudega paika, kus nad kõik on. Et siiamaani ei ole nagu aega saanud, sest et kui sa projekteerija, üks projekt on siin samas Tikipoisi juures selle tee kõrvendamine siin, siis sul aega selleks ei ole. Ja mis ma nagu tähele pannud olen, et maaparanduskaardid, eriti kultuurtehnika ja siis ütleme, et uuringukaardid on 2000 või isegi veel täpsemalt, kõik need vanad talukohad peale. Ja Võreverest ma siis hakkasin otsima, kus see talukoht on. Maaparandus on selle ära kaotanud. Enam-vähem ma leidsin ta üles. Maja ei ole enam? Ei, see on ainult põld, keset metsa. Metsa sees või? No, tänapäeval ütleme siis nii, et 150 aastat tagasi Eestis metsasus oli kuskil 15-20% või veel vähem. Siis praegu on üle 50%. Äkki see oli Kihnul siis? Kihnu jäi metsas? See oli, seal on siis, kui siin on nüüd selle surnuajale minna, siis seal kõik ümber on tegelikult sugused kokid ja siis tuli meelde, et kuidas see finantseerimine käis siis. Et ma ei ole nüüd muidugi nii faktiteadlik inimene, muidugi tema ja siis vana tegi, siis on Ella Jung Atjaškin, tema oli siis Eesti ajal oli ta Päevalehe kultuuritoimetaja. Ja tema, ütleme siis, tal ka lapsi ei olnud, meil on nagu see, kui need haritud inimeste lapsi tavaliselt ei ole, et siis tema need materjalid on minu kätte sattunud lõpuks. Ja tema oli siis niimoodi, et ta on need igasugused pildid ja kõik kirjad on kokku kogunud. Siin alles hiljuti leidsin ühed, näiteks Karl Jakobson suri ära, siis ta oli suured võlad, eks ju, et võlausaldajad siis tulid kokku ja otsustasid, et pärijatele jääb talu ühest tükis alles ja seda siis katiti ning võlgasid 10 aastat. Kui ma ministeeriumis, kunagi Põllumajandusministeeriumis esimesed tööd tegin, siis oligi Karl Jakobsoni talumuuseumi riigiomandis jätmine tõrgid.
suguvõssa tuli tagasi asi kõik. Et ma ei tea, kas see materjal üldse kellegi teada on. Kunagi niimoodi Maaparandajate Seltsi aasta koosolek ma pidasin vist, ma ei tea, kas ma näitasin neid materjali kaasas juurde. Et see oli ka väga huvitav selles mõttes materjal, et kõige suuremad abimehed lõpuks tuli välja, et saaksid ise. Et ja nüüd, kui sellest finantseerimist rääkida, siis üks finantseerimise allikas oli ka see, et ostis üks esimesi, kes ostis Singeri masina ja õppis ära siis õmblemise, mitte naine ei õmme, vaid tema umbes. Ja seda raha, see kogu see raha läks tegelikult ikka nende raamatute väljaandmiseks ja just selle kirjavahetus oli ka kallis, aga see ei olnud ju tasuta. Et see oli ikka paras tegevus ja mingi aeg siis, kuna ka minu siis vanaisa oli õpetaja siin Tuhan, siis ilmselt oli alguses siin. Ma nüüd väga täpselt ei ole uurinud, meil on kuskil katkide sees on kirjad alles osad. Et mitte nüüd Jaani ongi omad, vaid just vanaisa. Ja väga tore on kuulata, et siin algas teie ettekandega, et ma siin lugesin, et mul vanaisa ja vanaema said Imaveres kokku just kultuurimajas ja nad tegid siis suuri etendusi siin. Siis kraanerid ja pällid ja kes nad siin olid kõik, suur ise ka ajakirjas, ajalehes oli sellest ära märgitud mitmes ajalehes Põltsamaal. Aktiivne seltskond on olemas, nii et väga tore, et te siin jätkate seda. Väga tore. Et ma ise nagu ütleme niimoodi, et ma väga täpselt kõike fakte ei tea, mida ema teab paremini. Ema mulle ka ütles, et täna siin midagi toimub, mida kohale. Ei tagasi. Aga suur aitäh teile, et just sellised meenutused loovadki selliste